Tervist tõesti, Vaiko mina olen ja miks just mõõdistamised ja asjad ja kogu aeg, mis Aivo ka mainis, ongi selles suhtes, et täiesti geodeedi taustaga mõõdistame ja oleme siis kõiki neid asju, mida me teeme, oleme siis üritanud vaadata just, et kuidas me saame seda enda töös kasutada siis ära, ehk siis 3D skänneritest alustades ja siis droonidega ja droonidest saab praegu ikkagi väga palju juba infot kätte ja see asi nagu areneb ikkagi aina veel edasi, et kui vahepeal oli mõte või tunne juba, et nüüd on kõik, siis ei ole kõik. Kogu aeg läheb edasi see asi ja kogu aeg asi areneb. Esindan 3D, HDSQD-s ja siis ruumilised andmed, erinevad reaalsed olukorrad, ehk siis reaalsed olukorrad erinevatesse KISS-süsteemidesse näiteks. Ja mul on 20 minutit aega nüüd, peale lõunapausi, ma loodan, keegi magama ei jää, tavaliselt jääb, peale sööki on niisugune ohtlik aeg, aga ma räägin siis erinevatest 3D andmetest. Keskendun pigem siis punktipilv, erinevad tile-mudelid ja siis niisugune uuema asi, Gaussian splatting, mida me ise oleme ka proovinud, katsetanud, aga ei ole ta praegu nii kasutusse ausalt läinud, kui ta võib-olla võiks. Aga eks te kasutusotstarve ole ka natukene erinev. Aga kui me nüüd räägime andmete kogumisest, siis meie kasutame selleks droone. Aga droonil on ka vahe, selles suhtes, et siin ma lihtsalt nagu hoiatan natukene ette, et kui teil on olemas kodus niisugune ilus droon, te saate sellega ka ilusti, kõik 3D mudelid ja Gaussian splatting, kõik asjad saate ilusti tehtud. Küsimus hakkab olema seal ainult lõpuks selles täpsuses, et kui usaldusväärne see info siis on, kas seda saab usaldada või ei saa. Väga lihtsasti võib seal minna see asjandus ikkagi käest ära ja majad ei ole tegelikult õige kõrgusega ja õiges kohas ja nii edasi. Aga me oleme keskendunud just siis mõõdistustele, väga vähe teeme filme, väga vähe teeme lihtsalt fotosid. Aga andmete kogumine, kui droon on olemas, on Gaussian splattingul, punktipilvedel, mesh-mudelitel, võrkmudelitel, tile-mudelitel on kõikidel suhteliselt sarnane. Drooniga kogutakse kokku lihtsalt süstemaatiliselt andmeid. On ta siis video või foto. Eelistatud foto, sest fotoresolutsioon on kordades parem. Ja siin lihtsalt illustreerivalt on näidatud, siis, et süstemaatiliselt andmete kogumine tähendabki, kui drooniga minnakse õhku, siis lennataksegi ette antud marsruuti. Täpselt samamoodi, ma ei tea, kui te flight radarit vaatate vahepeal, siis Maa-amet lendab täpselt samamoodi. See on eelmine aasta lendas Tallinna kohal ka üks Šveitsis vist olid ühed või üle-eelmine aasta lendasid ka väga süstemaatiliselt ja kui keegi süstemaatiliselt edasi-tagasi lendab, siis suure tõenäosusega teeb mingit mõõdistustööd seal kohas. Drooniga kordades madalamalt, aga täpselt sama loogika. Andmete kogumine. Peal on kaamera või siis lidar või mingi muu sensor. Ja siis seal Rahvusooperi kõrval on ka mõõdistus, aga see on siis juba täpsem detailne fassaadimõõdistus, kus siis tehakse fassaadist pilte ja need siis töödeldakse lõpuks siis 3D kujutiseks kokku. Ehk siis andmeid kogutakse samamoodi, kui me räägime Gaussian splattingust, punktipilvedest ja asjadest. Me arvasime, et samamoodi. Tegelikult natukene tuleb vist erinevalt neid andmeid koguda, aga klassikaline fotogrammeetria, mis ta siis teeb? Selles suhtes, et see on niisugune asi, mida ma olen kogu aeg rääkinud kõikidele, sest kui räägitakse droonidest ja mõõdistamisest, siis need ei käi tavaliselt kokku, siis praegusel juhul ma ikkagi üritan endiselt tõestada, et tegelikult väga hästi töötab ja väga head täpsed tulemused on võimalik saada drooni mõõdistuselt. Alustades sellega, et sul on droon õige ja tarkvara, millega sa neid andmeid töötled, on ka õigesti seadistatud. Ehk siis, kui me võtame ühe punkti, kui keegi mõtleb, et see on nagu niisugune suhteliselt nagu kosmos või niisugune määratlemata ja ebakindel asi, siis see üks punkt seal all raudtee peal, seal killustiku punktikene, see koordineeritakse ära
umbes siis 104 erineva foto pealt. Ehk siis 104 erinevat fotot, nende järgi koordineeritakse see ära, ehk siis tõenäosus, et see punkt seal on ja asub, on ülimalt suur. Kui tavaliselt geodet läheb või keegi mõõdista, siis ta teeb ühe punkti, kasutab GNSS seadet või siis tahomeetrit ja see punkt seal on, see on ausõna peale põhimõtteliselt, et kas see punkt on või ei ole seal nagu. Seda ei saa pärast tagantjärgi kontrollida. Fotogrammeetria puhul seda on võimalik tagantjärgi ka uuesti taas arvutada ja kontrollida üle, et kas see punkt on seal või ei ole. Kui me räägime Gaussian splattingust, see on siis nagu, ma ei tea, kas ta nüüd eraldi või pigem ta võiks olla selle sama fotogrammeetria sees üks uus väljund. Aga see on visuaalselt, on ta super ilus. Nagu foto saad ringi liikuda, ma pärast näitan siin näidet ka. Aga seal ei ole nüüd võib-olla kõige suurem erinevus, ütleme, kui me võtame punktipilve ja võtame Gaussian splattingu, siis nad on suhteliselt sarnased, aga punktipilvel sa saad võtta ikkagi kuskilt mingi punktist kinni, siis Gaussian splattingul seda ühte konkreetset punkti ei ole, ta on niisugune natukene ebamääratletud asi ja ta töötab pigem siis valguse renderduste peale, et ta näeks visuaalselt ilus välja. Ja aeromõõdistuse puhul, mida me oleme teinud ja mida saab teha, on siis punktipilv. Ma arvan, et väga paljud on näinud, Maa-ameti punktipilv on kõige lihtsam näide. Geokoordineeritud punktid, värv külge pandud, seda on võimalik siis teha palju lähemalt ja palju detailsemalt. Siin on üks hoone, see on ka seest mõõdistatud punktipilvega, ehk siis sul tekib ruumiline ettekujutus ja sa võid seal ruumis täiesti vabalt ringi käia, mõõtusid võtta ja isegi siin eelmine kord või üle-eelmine kord sai näidatud ka TalTechi teemal, kus seal oli siis see indoors lahendus, kus tegelikult samamoodi punktipilv on taustal, sa saad kontrollida, vaadata ja 360 kraadi pildid ka veel, et sa saad nendega seal ringi liikuda. Siis on järgmine enam levinud asi on võrkmudel. Ehk siis inglise keeles mesh mudel. Ma tahtsin tegelikult seda ruumiliselt ka näidata, aga millegipärast mul see link siit ei lähe lahti. Tahtsin seda punktipilve ka näidata. Ehk siis, et mis see endast kujutab võrkmudel? Võrkmudel baseerub punktipilve peal, lihtsalt need punktide vahele on tõmmatud siis veel vektorid ja sinna tekitatud tasapind ja tasapinna peale ilus pilt pandud veel. Et kui punktipilve hästi lähedalt vaatad, siis ta hakkab hajuma. Siis see ei hakka. See on nagu ortofoto oleks pandud sinna veel peale, et sa saad kuni selleni minna ja siis sa lihtsalt mingi hetk lähed sellest läbi ja siis enam ei näe midagi, aga sul on võimalik sealt siis juba ka hakata vaatama pragusid ja teeauke ja märgistust ja kõike muud, mida sa punktipilve pealt tegelikult ei näe. Siis siin võrkmudeli peal on need kõik ilusti näha, nii vertikaalsed objektid kui siis horisontaalsed objektid. Horisontaalsetele piisab ka tegelikult täiesti ortofotost, et see kõrgus alati ei ole seal, või ruumiline kuju ei ole nagu kõik see primaarne. Aga võrkmudel üksinda, ta on niisugune suur ja raske enda, sest ta peab korraga lahti tegema, siis saad vaadata, seal on mingi tekstuur kaasas, 8K tekstuur on peal ja siis ta selline ongi. Et see nagu ütleme, üle online'i keskkondade suhteliselt raske liigutatav ja vaadatav ja selle jaoks on olemas siis tegelikult tile-mudelid. Täpselt sama asi, võrkmudel, tekstuuriga, aga sellel on siis erinevad kihid. Et sa zoomid lähemale, siis laetakse sulle järgmine mudel just selles kohas, kus sa siis oled zoominud sisse. Siin ma saan näidata. Peaks avanema ka. Ja siis sellega saab väga palju asju ära teha juba. Siin on hästi palju tööriistasid tehtud, kuidas seda võrkmudelit kasutada. On võimalik erinevaid objekte teha ArcGIS-is, on võimalik erinevaid vaateid. Siin ma arvan, kuskil
töötoas või kuskil näidati ka, et saad maja ära võtta, saad panna teise 3D mudeli peale, projektmudeli, vaadata, kuidas ta sinna keskkonna sobib, teha erinevaid vaateid ja jagada seda online'is välja inimestele vaatamiseks, et vaat niisugune asi on meil siia plaanis. Et see on täiesti tehtav ja see on siis täiesti ka mõõdetav, ehk siis kui siia peale tõmmata nüüd erinevad katastri, kihid, ükskõik mis kihid, siis ta on õiges kohas, õige kõrgusega ja kõik on tibens-tobens. Kui on õigesti tehtud see mõõdistus. Seal on, kui on, aga selles suhtes, et kui ei klapi kokku, siis on midagi ühesõnaga valesti tehtud. Ehk siis selline mudel, erinevaid tööriistasid võimalik, siin vaaturis on lihtsalt võimalik praegu päikest imiteerida näiteks, ilusti varjud tulevad, kõik puud, majad erinevad, kuidas need üksteise peale satuvad. Sellised lihtsad asjad, aga kuna see on nii detailne mudel, siis seda on võimalik väga hästi planeerida ja kui seal on ka juba 3D projekt pandud, siis see samamoodi see tekitab need varjud sinna ära. Ja nüüd, kui sellest splattingust rääkida, siis ma näitan ühte mudelit, ma loodan, et ta nüüd läheb, sest see Gaussian splattingu eelis on see, et ta on visuaalne. Ütlemata visuaalne ilus. See tegelikult ei ole video praegu, vaid see ongi see samane mudeli läbilend lihtsalt. Ta hästi kiiresti tuleb ette, ta hästi kergesti avaneb ja kõik töötab, saate visuaalselt vaadata ja nüüd ma läksin sinna mudelisse sisse. Saab ringi liikuda, saad vaadata, saad siia erinevaid asju panna peale, aga ma tahaksin näidata siit, mis see Gaussian splatting nagu lähedalt tähendab, et ta on nagu visuaalne, aga kui ma nüüd siit lähen kuskile lähemale, nüüd ta hakkas trepist üles minema mul, ma lähen siia posti juurde. Mida lähemale ma lähen, seda segasemaks see pilt läheb. Seal ei teki sellist konkreetset kohta, kui punktipilvel on nurk, siis sellel konkreetset nurka ei teki. Ja kui me räägime mingisugustest mõõtude võtmisest, siis ta on niisugune võib-olla nii ja naa. Ehk ta hakkab lõpuks läbi paistma, sest ta on tehtud tegelikult ainult visuaalseks vaatamiseks. Sellest ei saa mõõtusid, mahtusid, midagi arvutada ja teha, tegelikult sellest ei saa. See on veel. Ma ei imesta, kui see varsti on, sest tegelikult ta on väga geomeetriline ja juba on mingid konverterid, millest on võimalik ka mesh mudelit teha ja sealt hakata tegelikult mingeid asju juba arvutama nagu. Ehk siis siin maas on ka väga hästi näha ja ma arvan, et see on kuskil ühe mingi droonilennuga siin ümber ringi ära lennatud ja sellest on siis tekitatud kiiresti selline visuaalne mudel, aga kui lähedalt vaadata, siis on näha, et ta on niisugune, tegelikult koosneb siis nendest splattidest, mis siis on sellised piklikud, et erineva nurga alt, kui sa vaatad, ta tekitaks lihtsalt sulle visuaalselt selle õige fotorealistliku kuju. Visuaalselt siis. Ja mis me ka ise? Esris on täiesti see Drone to Mapil olemas need asjad sees. Me proovisime võtta siis ühe dataseti, panna siis mõlemat asja tegema ja siis võrrelda ja vaadata. Siin on nüüd siis näha nende erinevus, see on nüüd Gaussian splatting ja esimene oli nüüd siis fotogrammeetria, panen ta võib-olla üle ekraani, siis on paremini näha. Kõige suurem asi, mis me ise nüüd kogu selle asjanduse juures oleme võib-olla vaadanud, on see, et tegelikult see fotogrammeetrilise mõõdistuse meetod Gaussian splattingule väga ei sobi, ta tahab saada teistmoodi lendamist, et see ilus ruumiline visuaal tuleks välja. Sest kui kaugelt vaadata, siis ei tee nagu erilist vahet nendelt, aga kui mida lähemale lähed, seda rohkem hakkab see vahe tegelikult välja tulema ja praegu ta on minu hinnangul ainult võib-olla kellelgi on teised kogemused, et siis tegelikult see võrkmudel ja punktipilved, need on nagu lõpus detailsemad ja täpsemad kui see Gaussian splattingu asi. Aga
kindlasti see areneb edasi nagu. Et selles suhtes, et see on üks uus väljund fotode pealt ja video pealt. Sest miks ta läheb juba kiiremini käiku, on see, et ta lihtsalt renderdab üle veebi palju kiiremini seda asja. See on koheselt tal lahti. Võid telefonis ka lahti teha, sa näed suuri maa-alasid väga täpselt nagu. Kus nad on siis kasutanud suurte linnade puhul, on siis tehtud selliselt, et kauged renderdused tehakse splati pealt. Et kui inimene läheb keskkonda, näiteks Tallinna avab, siis see on Gaussian splattingu pealt, mida lähemale zoomib, siis seal mingi hetk ta läheb üle juba tailmudeliks ja siis on võimalik juba seal ikkagi mõõtusi võtta, sest kaugelt vaadates see niikuinii kohe mingid töövõtteid ja asju ei tee. Ehk siis äge asi, aga läheb veel natukene võib-olla aega, et see asi lõpuni leiab oma õige koha, üks väljund lisaks kogu sellest asjast. Ja see on üks näide, mis on õnnestunud. Kui võtta nüüd lihtsalt, ütleme, mappinguna lennata või pildid on tehtud siis Nadir vaates, siis suure tõenäosusega Gaussian splatting üldse ei toimi. Ta tahab saada kuidagi nurga alt ja kaugemaid vaateid ja kõiki sellised, et ta tahab üldpildist nagu rohkem aru saada, kui lihtsalt üks väikene pildikene või ruut. Siin ongi tehtud obliiklend ja siin tuli see välja. Me proovisime mitu tavalist lendu ka. Seal ta tegelikult ei tulnudki üldse välja, et ta keeras üks käki sinna kokku, et sellest ei olnud mitte mingit kasu nagu. Ehk siis lennata tuleb teistmoodi. Ma arvan, et kui Maa-amet oma obliikkaameratega seda teeks, ma arvan, sealt see tuleks ilusti ka koheselt välja nagu. Aga drooni mõttes on obliiklend ja tavaline lend on nagu ka täiesti kaks erinevat asja ja üks võtab kauem aega kui teine. Ja ega mul ei olnudki rohkem midagi, mul oli 13.50 oli aeg ja mul on 3 minutit aega, mõtlesin, et kui kellelgi on küsimusi, siis võib küsida veel. Aitäh!